täna oleme me tulnud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse selleks, et rääkida innovatsioonist ja ennekõike innovatsioonist avalikus sektoris. Ja me räägime seda natukene sellise vahva programmi nagu Accelerate Estonia tuules ja seetõttu on mul suurepärane hea meel sisse juhatada minu vestluspartner Mikk Vainik, kes on siis Accelerate Estonia juht. Mikk, alustame kõigepealt sellistest maailmavaatelisematest teemadest, et kui me räägime innovatsioonist, siis tavaliselt me eeldame, et erasektor on hästi innovaatiline. Ja nad toovad turule hästi palju uusi tooteid, et nad mõtlevad välja unikaalseid ärimudeleid ja nad saavad nendega rahvusvaheliseks kuulsaks ja lähevad välisturgudele. Et miks on nüüd näiteks avalik sektor võtnud endale selliseks eesmärgiks teha innovatsiooni just nimelt siis avalikus sektoris? Tere ka minu poolt, tere tulemast Majandusministeeriumisse. Sellel on päris mitu põhjust. Üks on sellepärast, et see on võimalik. Me oleme Eestis seda varem kogenud. Kui me võtame e-residentsuse näite, siis see algas ju sellest, et 5 aasta eest avalik sektor küsis justkui iseendalt, et mis oleks, kui me teeme veel midagi, teeme midagi ägedat. Ja täna toob see meie kõigi ühisesse riigikassasse circa 1 miljon eurot kuus, mida mõne aasta eest veel ei eksisteerinud, aga avalik sektor tegi pingutuse ja nüüd meid selle teemaga maailmakaardile viinud. Ühesõnaga, see on võimalik. Teiseks tundub, et see on ka vajalik, et kui meie avalikkus, meie inimesed ootavad, et Eesti saaks senisest märksa jõukamaks, meie elu oleks parem, siis selleks tuleb rabeleda kõvasti, tuleb olla nutikas, et saada sellest keskmise sissetuleku lõksust välja, tuleb palju vaeva näha. Ja siin ei ole mingisuguseid ettekirjutatud valemeid, kuidas see täpselt peab käima ja sellepärast on ju hea, kui saab ka mõelda kastist välja ja proovida võtteid, mida keegi teine ei ole varem proovinud. Ja Eestis on ju täpselt samamoodi, et meil on see ootus, et me saame rikkamaks, meil on see kogemus, et me saame teistmoodi mõelda, no siis teemegi seda. Ja kolmandaks see, et tegelikult tihemini, kui me oskame arvata, et erasektori uuendused tõukuvad või tulenevad investeeringutest, mida on kõigepealt teinud avalik sektor. Ma ei tea, võtame kas või taskus nutitelefoni ja avastame, kui me natuke järgi vaatame, et see on üks 10 tehnoloogiatest, mis on saanud alguse inimkonna kosmose uuringutest, mida peaaegu täielikult rahastab avalik sektor erinevates riikides, et nii see on. Okei. Kui palju see, ütleme, selline innovatsiooni peale mõtlemine on selline Eesti asi, et sellised suured traditsioonilised riigid seda vist nagu liiga palju ei tee. Ja kui me räägime sellistest lahendustest nagu e-residentsus, et paganama raske on ikkagi mingi Saksamaal selline asi ära teha. Et kui palju see selline Eesti asi on või kui palju Eestil on ma ei tea, konkurentsieelist olla avalikus sektoris innovaatilisem kui kõik teised riigid kokku? Igal riigil on oma lugu. Saksamaal võib-olla ei ole võimalik e-residentsus, seal ei ole selleks ka mingisuguseid eeldusi loodud. Seal on seest loodud eeldused näiteks energiapöördeks. Ja see täna seal nagu täismahus toimib, see on aastaid võtnud hoogu ja nüüd on see nagu hoo sisse saanud, nad on selles osas suunanäitajad. Lõuna-Korea seisis aastate eest probleemi ees, et 95% nende toidujäätmetest läksidki prügisse. Täna läheb neil 2% toidujäätmetest prügisse. Nad lihtsalt nägid seda kui meeletut probleemi, ühiskonnana tunnetasid, et see on vaja lahendada ja võtsid selle regulatiivse keskkonna ette ja igas sammus tegid mõned asjad teistmoodi. Et see ei ole kindlasti ainult Eesti asi, küll oleme me kindlasti nende pigem siis kui üksikute hulgas, kes seda tõsiselt võtavad, et katsetusi on mitmetes kohtades, aga sellist päris ambitsiooni ja päris tegemist pigem kohtub harva. Aga millised on Eesti fookusvaldkonnad, et kui sa mainisid teiste riikide prioriteete, millised need Eesti prioriteedid on, milles me tahame olla kindlasti eesrinnas või eesjooksjad? Avaliku sektori innovatsiooniga minu hinnangul on see positiivne aspekt, et see ei sõltu nii väga palju päevapoliitikast, vaid pigem suurtest trendidest, mis meid igatahes mõjutavad. Vananemine, kliima, tervis, sellised asjad, kus varem või hiljem on meil see olukord ukse ees, et kas on lahendus või ei ole. Nüüd minu vaates
valdkonna valik tegelikult sõltub sellest, kus me tunnetame ära, et on mingisugune päris selline kirg, tahtmine ja see sõltub kõik konkreetsetest inimestest, kes ühe või teise suuna taga seisavad, et ka e-residentsus mingis, ma ei tea, muus valdkonnas võib-olla olnud võimatu, aga tol hetkel, kui see sündis, oli lihtsalt õiged inimesed õigete kohtade peal, kes tahtsid muudatust ja olid võimelised seda läbi viima ja rohkem ei olegi vaja. Okei. Ma saan aru, et see e-residentsus on selline suurepärane ja positiivne näide. Siis tegelikult on võimalik selline kiire innovaatiline lahendus turule tuua, ära valideerida, kasutajad saada ja päriselt ka majandusele tulu tuua läbi selle. Et kas see programm Accelerate Estonia, et kas see on nüüd otseselt sellest kannustunud või on see nagu selline good example või nagu hea näide, mille ta etaloniks võtnud ja tahate sama asjani jõuda? Ja mis see Accelerate Estonia oma olemuselt siis tegelikult on? Jah, meil on see lugu, e-residentsus meie jaoks põhiliselt on lugu sellest, kuidas, kui küsida keerulisi küsimusi või selliseid ambitsioonikat küsimusi, et on võimalik jõuda ka nende ärategemiseni. Ja lood aitavad tegelikult väga palju, sest lugusid on võimalik jutustada, neid on võimalik kuulata ja neid siis uskuma jääda ja neist inspireeruda. Accelerate Estonia on programm selleks, et tõmmata käima järgmised innovatsioonilained, kus esimesed sammud peab tegema avalik sektor. Nii nagu aastakümneid tagasi pidi kõigepealt väga palju investeerima Ameerika avalik sektor, et kuumissioon, nii-öelda moonshot oleks võimalik. Nii nagu aastate eest pidi väga palju investeerima Lõuna-Korea oma nii-öelda riigi poolt kodu korda tegemisse, et sealne keskkonna innovatsioon oleks võimalik. Samamoodi on mis tahes suurte ideedega, et tihtipeale seda turgu, kus erasektoril oleks rahulik toimetada, veel ei eksisteeri. Ja siis ongi avaliku sektori ülesanne see turg luua. Nii et Accelerate Estonia on turgude loomiseks olukorras, kus neid täna ei eksisteeri. Turgude loomiseks valdkondades, kus meil on mingisugune põletav probleem, mida me eestlastena tahame näha lahendatud. Olgu see keskkonna valdkonnas, sotsiaalhoolekonna valdkonnas, ehituses kas või selles, kuidas me oma andmeid suudame kasutada. Et eesmärk on kahtepidine. Ühtepidi meie majandusministeeriumina tahame näha majanduskasvule uusi võimalusi, uusi konkurentsieeliseid, aga me tahame, et selle raames mingisugune päris Eesti probleem ka ära laheneks, sest muidu jääb tehnoloogia arendus lihtsalt keskmisest inimesest väga kaugele ja see ei ole ju väga soovitav eesmärk. Okay. Aga kuidas see Accelerate Estonia siis käib? Et ma saan aru, et hästi palju praktiseerite sellist startup mentaliteeti, et proovime läbi, valideerime, teeme kiireid liigutusi ja teeme kiireid otsuseid, et kas see on see teema, millega võiks edasi tegeleda, millega mitte. Et kuidas see selline nagu samm-sammult see protsess on välja näinud ja kuidas see käib? Kui me eelmise aasta kevadel alustasime, siis me esmalt uurisime järgi, millistel Eesti ministeeriumitel on täna nii soov läbimurda innovatsiooni järele kui ka valmisolek meiega kaasa tulla. Ja me saime aru, et huvi on tugevamalt 3-4 ministeeriumis, umbes 10 erinevas poliitika kujundamise valdkonnas, kellega koos me tõepoolest võtsime kokku nemad, võtsime kokku selle konkreetse valdkonna, näiteks ehituse või energeetika või tööhõivest toimetavad erasektori tegijad ja arutasime lihtsalt koos, et mis need suured siuksed kõrgelennuga ideed võiksid olla lahenduseks selle valdkonna tuumprobleemidele. Ja siis me kaardistasime circa 100 probleemi. Saime aru, et need on kõik väga erineva kvaliteediga ja üritasime luua sellise filtri, et neist olulisemad välja sõeluda. Võib-olla kõige olulisem metafoor sellele, mis asi on Accelerate Estonia ongi, et ta on filter. Accelerate Estonia on filter, selgitamaks välja, millised avalikule sektorile serveeritud probleemid on võimalik keerata ärivõimaluseks ja millised ei ole. Et täiesti selgelt me ei suuda kõiki võitlusi võita niimoodi, et sellest tuleb nagu uus suur ärivõimalus, et mingisugused valdkonnad ongi nii keerukad ja põhjusega nii keerukad, et seda ei saa täielikult privatiseerida, olgu see
näiteks, ma ei tea, piirikaitse või tervishoid, et seal jääb alati päris suur avaliku sektori roll. Aga meie hüpotees või unistus on see, et on päris palju asju, mis on täna põhjendamatult keeruline erasektori jaoks. Keerame mõned kivid ümber ja näeme, kuidas erasektor hakkab uut võimalust ära kasutama. Korra kaldusin teemast kõrvamale, et me siis saime umbes 70 ideed eelmise aasta suve lõpuks, mis tahtsid siis saada sellist kiirendust avaliku sektori poolt, et ma tulen ja aitan teie suure probleemi ära lahendada. Meie oluliseks järgmiseks filtriks oli see, et millistel neist on avaliku sektori tippjuhtkonna tugi. Eesti asekantslerid toetasid nendest 70-st umbes 17, mis me panime omavahel hackathoni formaadis võistlusesse, et kes suudab mingisugused oma poolt kokku pandud või meie poolt kokku aidatud tiimiga ära näidata, et ma ei tea, et keskkonnast või ma ei tea, palgalõhest või andmete väärindamisest võikski tulla Eesti uus edulugu. Ja siis era- ja avaliku sektori koostöös kokku pandud žürii otsustas siis 4 neist premeerida sellega, et nad saavad oma projektiga edasi minna. Neile me oleme siis võimaldanud sellise inkubatsiooniprogrammi koostöös Tehnopoliga. Jah, see. Okay. Ja kui kaua siis nendel projektidel aega on ennast tõestada või mida nad peavad teile näitama, et olla seal programmis edukalt lõpuni ja mis see tegelikult neile see ootus on, et mida nad teile siis lõpuks andma peavad ja näitama peavad? Me eeldame, et circa 9 kuu jooksul on võimalik ära tõestada, et probleem on reaalne avaliku sektori jaoks ja erasektori jaoks, et on võimalik mingisugune lahendus välja pakkuda, mis hõlmab samme avaliku sektori poolt, näiteks muutused regulatsioonis või protsessides või mõtteviisides. Me eeldame kolmandana, et on võimalik kujundada mingisugune tulevikuvaade, et kuidas peaks asjad olema, et erasektor selle probleemi ise ära lahendaks. Ja neljandana me eeldame, et on võimalik see paketeerida mingisse ettepanekusse, millest avalik sektor saab siis kas kinni haarata või lahti lasta, et kas ta usub, et selline muutus on võimalik ellu ja või mitte. Me ei oota, et seadused oleks selle 9 kuu jooksul muudetud, aga see arusaam riskidest peab olema olemas, sest kui riskidest on arusaam olemas, siis on avalikul sektoril palju lihtsam otsustada nende riskidele. Ja selleks, et seda saavutada, mida need tiimid või ideeomanikud või probleemiomanikud, et mida nad saavad, millist tuge nad saavad nii avalikust või erasektorist? Nad saavad krediiti oma idee katsetamiseks selle 9 kuu jooksul. Me eeldame ja maksame neile palka selle eest, et nad ainult sellele keskenduks. Nad saavad ligipääsu mis tahes ressurssidele, mis nad arvavad, et neil selleks vaja on, olgu see turundustöö, arendustöö, juriidiline tugi, uste avamine avalikus sektoris või rahvusvaheliselt, et nende enda asi on see visioon paika panna ja meie asi on endasse uskuda, et just need sammud aitavad piisavalt palju lähemale sellele unistusele, et avalik ja erasektor saaksid siis nende 9 kuu möödudes koos otsustada, kas see väärib täiendavat investeeringut või mitte. Okay. Kui te ikkagi 70 tiimist sõelusite välja 4, et see konkurents oli päris tihe. Ja neid ideid oli ka tegelikult päris palju, et kas see oli ootuspärane või see kuidagi pidi üllatas, et need oli nagu kas väga palju või väga vähe selliseid teemasid, mis päriselt kõnetasid teid korraldajana? Eks Accelerate Estonia on tõepoolest üks suur katsetamine olnud, et avaliku sektori innovatsioon on paraku suhteliselt vähe levinud, mis tähendab, et häid eeskujusid on vähe võtta ja seetõttu oli ka raske prognoosida, et kui palju tuleb tõesti sellise kaaluga ideid, mis midagi päris olulist ümber muudavad. Aga me tegime mingisugused oma prognoosid ja tulemus enam-vähem vastas neile, et me lootsime saada kvaliteetsed ideid niimoodi 25 kanti ja 17 oli siis neid, mida hinnati ka tippjuhtude poolt, et jah, et sellele ma võiksin toeks olla. Seda võib-olla tasub eraldi rõhutada, et me saame ainult toetada neid läbimurde potentsiaaliga ideid, kus ka avalik
investor tugevalt sellesse usub, et vahet ei ole, kas see idee ise tuleb avalikust sektorist või erasektorist, mõlemad viisid on teretulnud, aga tähtis on, et keegi, kes võib olla muutuste juhtija, seisab selle eest, sest ilma selleta innovatsiooni hästi ei sünni. Aga räägime nendest 4 ideest, et mis probleeme siis need tiimid lahendama asusid ja ma ei tea, millised on sinu lemmikud äkki või? On ju vale küsida. Mul on 4 lemmikut praegu. 4 lemmikut on praegu väga hea. Millised need lemmikud on siis? Meil on 4 tiimide eestvedajat või 4 eestvedajat ja need kõik on mu lemmikud täna. No võtame suvalises järjekorras. Me üritame näiteks Acceleratori raames ümber disainida Eesti finantssektori tunne oma klienti protsessi, et täna probleem, mida seal lahendatakse, on see, et finantssektori jaoks kliendi tausta kontrollimine on meeletult suur kulu, sest need protsessid on igas asutuses veidi erinevad, nõudmised on väga kõrged, mistõttu kulu uue alustava ettevõtja või mitteresidendist ettevõtja puhul veel hullem on väga kõrge ja eesmärk on riigi protsessid ja seadused niimoodi ümber disainida, et see kulu langeks 10 korda näiteks. Ja siis on võimalik Eestis finantstehnoloogiate turule palju lihtsamalt siseneda ja praegustel tegijatel on võimalus märksa soodsamalt tegutseda, mis peaks viima nagu finantsturu aktiivistumiseni või mingite turuvõimalusteni, mida täna ei eksisteeri. Teine projekt on selle kohta, kuidas Eestis ringmajandus käima tõmmata. Probleem seisneb selles, et Eesti ettevõtetel on täna väga vähe stiimulit oma tootmisjääke uuesti ise ära kasutada või teistele kasutamisse anda. Ehk siis meie prügimäed täituvad üsna kiiresti, kogu see värk põletatakse ära, see on kokkuvõttes tõenäoliselt ka kliimale kahjulik. Samal ajal on meil hulk ettevõtteid, eeskätt alustavad ettevõtted, kelle jaoks ligipääs ressurssidele on nagu meeletu probleem, et kus ma saaksin midagigi, millega testida, et kas mu asi on väärt tegemist või mitte. Et need 2 lüli on omavahel ühendamata, jällegi sest puuduvad ettevõtetele stiimulid, puudub mingisugune, ma ei tea, olgu see seadusandlik nõue või mingisugune soodusvariant, mis neid paneks seda tegema ja Acceleratori raames on eesmärk välja nuputada, mis see motivatsioonipakett olla võiks. Et me vähem saastaksime ja rohkem taaskasutaksime. Kolmandaks on meil Acceleratori raames plaanis digitaliseerida maanteetransport Eestist Saksamaani, kus täna on probleem nii avalikul sektoril, kes ei saa kõike piisavalt hästi jälgida, mis tema territooriumil logistika valdkonnas toimub. Ettevõtetel on palju ebaefektiivsust oma kauba teekonna jälgimisel ja seetõttu ka mingid raskused tarnimisel või mis tahes. Ja ambitsioonikas on see asi digitaalselt käima panna, sest see on üks teema, mis täna meil veel Eestis ei ole digitaalne väga. Ja neljandaks on pigem isegi mitte nii väga probleem, kui et võimalus meelitada Eestisse või Eestiga siduda märksa rohkem neid nii-öelda diginomaade, kes töötavad asukohas sõltumatult. Probleem on diginomaadide vaates selles, et neil täna sellist head turvavõrgustikku, ütleme, sotsiaalset kindlustust ei ole. See on kas väga kallis või see on ebausaldusväärne. Ja Eestil on probleem selles, et meie sotsiaal- ja tervisekindlustuse süsteemis on liiga vähe raha. Ja siis idee on selles, et avada Eesti pensioni tervisekindlustussüsteem diginomaadidele, kes on tegelikult keskmisest erinevad inimesed, ehk siis tõenäoliselt nende finantsijalajälg Eestisse on suurem kui see teenuse maht, mis nad siit kätte saaksid, aga niimoodi saame ka Eestit suuremaks teha. Väga äge. Aga need kõik kõlavad vähemalt sellised üsna keerulised probleemid ja keerulised lahendused. Et praegu on need tiimid olnud programmis kuskil selline paar kuud. Et mis sa nagu oled seniajani näinud, et mis need kõige suuremad takistused neil on? Et kas see on avaliku sektori kaasamine, on see erasektori kaasamine, on see seadusandlik pool, et millega need tiimid nagu kõige rohkem vaeva näevad täna? No, ma võib-olla peaksin kordama seda, et jah, avalik sektor peaks minu uskumise järgi olema innovatsioonivedur, aga sellist võimestatust süsteemselt suurelt mõelda avalikul sektoril tegelikult ei ole, et pigem on levinud niimoodi avaliku sektori, ma ei tea,
teooriast ja ka praktikast lähtuvalt, et igaüks tegeleb oma väikse töölõiguga ja üritab seda efektiivistada. Ehk siis igaüks istub oma väikses tornikeses ja tegeleb oma asjaga ja koostöö asutuste ja ministeeriumite vahel on tõesti väljakutseks. See tähendab, et isegi kui sa suudad oma vastutusalas midagi ära selgitada, siis probleemid, millega me tegeleme, puudutavad väga mitut haldusala ja teisi veenda, et see on ka neile oluline ja kasulik. See on võib-olla olnud selline esimene suurim nagu komistuskivi. Ja see on samm-sammult kultuuri muutmise küsimus, et see ei ole nagu eriti ootamatu. Ja millal siis esimesi tulemusi saab näha? Et millal siis päriselt sellised paketid välja käiakse, et mis on tehtav, mis ei ole tehtav, millesse on valmis, ma ei tea, erasektor edasi investeerima või avalik sektor edasi investeerima, et kuna neid näha saab? Kuna me teeme seda esimest korda, loodetavasti saame seda projekti korrata järgmistel aastatel, siis me täna veel ei defineeri ette ära, et kas projekti tulemus, igal projektil võib olla 4 erinevat tulemust. Me aktsepteerime ka läbikukkumist, kuigi me ei soosi seda kuidagi, me üritame neid ikkagi aidata. Neist 4 projektist võivad kujuneda midagi sarnast, nagu meil täna on e-residentsus, ehk siis see on mingi täiendav riigi poolt pakutav teenus selle konkreetse turu käimetõmbamiseks. Võib juhtuda, et riigipoolset sekkumist on selle asja elluviimiseks vaja suhteliselt vähe, siis on võimalik need projektid ka mingitel tingimustel privatiseerida või siis peavad edaspidi riik ja erasektor investeerima koos. Igatahes me tahame näha selle 9 kuu lõpuks, et kes on see investor või nii-öelda uskujate kamp, kes tahab sellesse rohkem raha paigutada, olgu siis riigieelarvest, mingitest avaliku sektori projektidest, erasektorist, nende kombinatsioonina. Et me eeldame, et selle 9 kuu jooksul on see usaldus võimalik ehitada ja need näited ka, et miks see tehtav on. Kuidas sa tänaseni tunned, et kas see metodoloogia, kuidas Accelerate Estonia on käivitunud ja püsti pandud, et kas see töötab ja kas on selline asi, mida võiks jätkata, et kas see võiks näiteks tulevikus samas formaadis edasi minna? Ma olen isiklikult hästi uhke selle üle, kui head partnerid on meil seni olnud. Mainisin juba Tehnopoli, kes aitab oma inkubatsioonikogemusega. Meil oli väga suur abi Startup Estonia tiimist, kes aitas ideekorje käimetõmbamise ja selle asja nii-öelda tuntumaks tegemisega. Idee korjamisel oli meil väga suureks abiks näiteks Quana, üks Eesti startup, kes pakub sellist idee korje ja valideerimise platvormi. Et tehnoloogiasektor ja selle eestvedajad on olnud suureks abiks ja ma väga loodan, et meil õnnestub sellist nagu poliitika kujundamise viisi juurutada. Me ei saa igat avaliku sektori ees seisvat probleemi sellisel viisil lahendada, aga kui me võtame endale mõned väljakutsed igal aastal, siis sünnib sellest kindlasti järgmine Eesti edulugu. Väga äge, aga aitäh, Mikk, ja ma loodan, et 4 tuleb siis nagu edukalt välja sellest programmist. Loodame, et 4 saab 10 ja veel enamgi. Just nii, aitäh. Aitäh sulle.